Detsembris 2019, kui Eesti Riiklik Arhiiv avas Tiit Madissoni isiklikku fondi, leidsid ajaloolased sealt midagi, mida ei pidanuks seal olema. 37 lehekülge käsikirjalisi märkmeid, dateeritud 1980. aasta veebruariga, kus Madisson kirjeldas detailselt oma plaane Nõukogude Liidu lõhkumiseks Eestis. Need dokumendid olid kirjutatud ajal, mil ta oli veel vaba mees, kuid juba KGB-le märgatud. Iga lehekülje ülaservas oli punase tindiga märge, hävitada pärast lugemist. Aga ta ei hävitanud. Ta hoidis neid 39 aastat, varjates neid isegi oma kõige lähedasematelt. Miks? Kas need olid tõendid tema geniaalse strateegia kohta või hoopis midagi muud? Kas need leheküljed olid tema kindlustusmeetmed või lihtsalt ühe mehe hullumeelse unistuse jäljed? Ja kõige olulisem küsimus, miks need dokumendid ilmusid avalikkuse ette alles pärast tema surma? Tiit Madisson sündis 4. juunil 1950. aastat, ajal, mil Eesti oli juba 5 aastat Nõukogude Liidu koosseisus ja igasugune vastupanu tundus lootusetuna. Tema lapsepõlv möödus ajal, mil rääkida iseseisvusest tähendas perekonna hävitamist. Aga midagi Madissonis oli teistsugune juba algusest peale. Tema klassikaaslased mäletavad, kuidas ta keeldus kandmast pioneerirätti, kuidas ta jättis vahele komsomoli koosolekud, kuidas ta luges keelatud raamatuid ja jagas neid teistega. See polnud lihtsalt nooruklik mäss. See oli süsteemne, läbimõeldud vastupanu, mis kasvas iga aastaga tugevamaks. Aga tõeline Madisson sündis alles 1980. alguses, kui ta hakkas kirjutama tekste, mis levisid käest kätte üle kogu Eesti. Need polnud lihtsalt poliitilised manifestid. Need olid kirjanduslikud meistriteosed, mis ühendavad endas luulet, filosoofiat ja otsest üleskutset tegevusele. KGB-le need tekstid ei meeldinud. Nad jälgisid teda, kuulasid tema telefoni, läbi otsisid tema korterit. Aga Madisson oli alati sammu võrra ees. Ta kasutas pseudonüüme, ta vahetas pidevalt kirjutamiskohti, ta lõi tervikliku põrandaaluse võrgustiku, mis toimis nagu hästi õlitatud masin. Kuni ühel päeval, 1980. aastal, nad lõpuks ta kätte said. Arreteerimise päev oli külm veebruari hommik. Madisson oli oma korteris, kirjutamas järjekordset teksti, kui uks löödi lahti. 6 KGB-le ohvitseri, kõik vormis, kõik relvastatud. Nad läbi otsisid korteri 6 tundi, võtsid kaasa kõik paberid, kõik raamatud, isegi tema isikliku päeviku. Aga kõige olulisemad dokumendid, need 37 lehekülge, olid juba ammu peidetud kohta, kust keegi ei osanud otsida. Kohtuprotsess oli farss. Süüdistus, nõukogudevastane agitatseerimis- ja propagandategevus. Karistus, 6 aastat vangilaagrit Permi oblastis. Madisson ei palunud armu. Ta ei vabandanud. Ta seisis kohtusaalis püsti ja ütles kohtunikule otse näkku, te võite mu vangistada, aga te ei saa vangistada ideed. Eesti saab vabaks, kas teie tahate seda või mitte. Permi laagrid olid kohad, kus inimesed murdusid. Külm, mis tungis luudesse. Töö, mis hävitas keha. Isolatsioon, mis hävitas vaimu. Aga Madisson ei murdunud. Ta jätkas kirjutamist isegi seal, kasutades kõike, mis kätte sattus, tsemendikotte, puutükke, isegi oma riideid. Ta organiseeris laagris salajasi lugemisringe, kus vangid lugesid üksteisele ette keelatud raamatuid, mida nad olid pähe õppinud. Ta õpetas teistele vange eesti keelt, Eesti ajalugu, Eesti kultuuri. KGB-le proovis teda murda isolatsioonikaristustega, aga iga kord, kui ta isolatsioonist välja tuli, oli ta veelgi tugevam. Laagrivalvurid hakkasid teda kartma. Mitte füüsiliselt, vaid psühholoogiliselt. Nad nägid tema silmades midagi, mis pani nad end ebamugavalt tundma. Nad nägid seal kindlust, mis ei kõikunud. 6 aastat möödusid nagu igavik. 1986. aastal Madisson vabanes, aga mitte Eestisse. Teda saadeti väljasaatmisele, keelati tal naasta kodumaale. Ta elas Venemaal, siis Ukrainas, siis Gruusias, alati liikvel, alati otsides võimalust tagasi tulla. Ja siis, 1990. aastal, kui Nõukogude Liit hakkas lagunema, ta lõpuks naasis. Eesti oli muutunud. Laulev revolutsioon oli alanud. Inimesed, kes olid varem kartnud valjusti rääkida, nõudsid nüüd vabadust. Ja Madisson oli nende esirinnas. Aga siin algab tõeline müsteerium.
Miks mees, kes oli ohverdanud kõik Eesti vabaduse nimel, muutus pärast iseseisvuse taastamist üheks kõige vastuolulisemaks ja vihatud figuuriks Eesti poliitikas? Miks ta, kes oli võidelnud ühe režiimi vastu, hakkas võitlema ka uue vastu? Kas ta oli lihtsalt mees, kes ei osanud elada ilma võitluseta? Või nägi ta midagi uues Eestis, mida teised ei näinud? 1990. aastate algus oli Eestis eufooria aeg. Nõukogude Liit oli kokku varisenud, Eesti oli taas iseseisev, tulevik tundus piiramatu. Aga Tiit Madisson ei jaganud seda eufooria. Ta vaatas uut võimu ja nägi seal samu nägusid, kes olid varem teeninud Nõukogude režiimi. Ta nägi korruptsiooni, ta nägi võimumänge, ta nägi reetmist. Ja ta ei suutnud vaikida. Ta hakkas kirjutama artikleid, kus ta kritiseeris uut valitsust sama teravalt, kui ta oli kunagi kritiseerinud Nõukogude võimu. Ta nimetas nimesid, ta tõi välja fakte, ta ei kartnud kedagi. Aga see polnud lihtsalt kriitika. Madisson läks kaugemale. Ta hakkas organiseerima meeleavaldusi, ta lõi uusi poliitilisi liikumisi, ta nõudis radikaalseid reforme. Ta tahtis, et Eesti oleks tõeliselt vaba, mitte lihtsalt formaalselt iseseisev. Ta tahtis, et kõik, kes olid teeninud Nõukogude režiimi, oleksid kohtu alla antud. Ta tahtis täielikku puhastust, täielikku uuendamist. Aga enamik eestlasi ei tahtnud seda. Nad tahtsid rahu, nad tahtsid stabiilsust, nad tahtsid lihtsalt edasi liikuda. Madisson muutus nende silmis ekstremistiks, radikaaliks, ohtlikuks meheks. Ja siis tuli 2004. aasta ja Lihula mälestusmärgi skandaal. Madisson oli sel ajal Lihula vallavanem ja ta otsustas püstitada mälestusmärgi eestlastele, kes olid võidelnud teises maailmasõjas Saksa poolel. See oli tema jaoks auküsimus. Need mehed olid võidelnud Nõukogude Liidu vastu, nad olid võidelnud Eesti vabaduse eest ja nad väärisid mälestamist. Aga Eesti valitsus nägi seda teisiti. Nad nägid selles natsismi ülistamist, nad nägid selles rahvusvahelist skandaali, nad nägid selles ohtu Eesti mainele. Peaminister Juhan Parts andis käsu mälestusmärk eemaldada. Öö, mil mälestusmärk eemaldati, on Eesti ajaloos üks kõige dramaatilisemaid hetki. Suur kraana, politsei, piiratud ala. Madisson seisis seal, vaadates, kuidas tema unistus lõhutakse tükkideks. Ta ei karjunud, ta ei protesteerinud valjusti. Ta lihtsalt seisis seal, vaikides, ja tema silmades oli midagi, mis pani kõik kohalviibijad külmaks jääma. See polnud viha. See oli midagi palju sügavamat. See oli pettumuse, kurbuse ja lõpliku mõistmise segu. Ta mõistis sel hetkel, et Eesti, mille eest ta oli võidelnud, ei eksisteeri. Et tema võitlus oli olnud asjatu. Aga Madisson ei andnud alla. Ta jätkas võitlemist, seekord kohtusaalis. Teda süüdistati riigireetmises, rahvusvahelise skandaali õhutamises, isegi riigipöörde katses. Kohtuprotsess kestis aastaid. Madisson kaitses end ise, ilma advokaadita, ja tema kõned kohtusaalis olid meistriteosed. Ta tsiteeris Eesti põhiseadust, ta tsiteeris rahvusvahelist õigust, ta tsiteeris ajalugu. Ta ei palunud halastust. Ta nõudis õiglust. Aga kohus mõistis ta süüdi. Karistus oli tingimisi, aga süüdimõistmine oli piisav. Madisson oli nüüd ametlikult kurjategija omaenda riigis. Järgnevad aastad olid Madissoni jaoks piinarikas aeglane taandumine avalikkuse silmist. Ta jätkas kirjutamist, aga tema artikleid avaldati üha vähem. Ta jätkas poliitilises tegevuses osalemist, aga tema mõju kahanes. Ta muutus marginaalseks figuuriks, meheks, keda mäletati kui radikaalset ekstremisti, mitte kui kangelast, kes oli ohverdanud kõik Eesti vabaduse nimel. Aga need, kes teda tõeliselt tundsid, räägivad teistsugust lugu. Nad räägivad mehest, kes ei suutnud kunagi kompromisse teha, kes ei suutnud kunagi oma põhimõtetest loobuda, kes oli valmis ohverdama kõik selle nimel, mida ta pidas õigeks. Kas Tiit Madisson oli kangelane või hullumeelne? Kas ta oli visionäär või lihtsalt mees, kes ei suutnud kohaneda muutuva maailmaga? Kas tema võitlus oli õilis või lihtsalt destruktiivne? Need küsimused jäävad vastuseta, sest Madisson ise ei ole enam siin, et neile vastata. Aga tema pärand elab edasi, vastuoluline ja jagav, nagu tema elu ise. 2019, esmaspäeva hommik. Tiit Madisson leiti surnuna oma kodus. Ta oli 71 aastat vana.
surmapõhjust ei avalikustatud kohe, aga need, kes teda tundsid, ütlesid, et ta oli juba ammu väsinud. Väsinud võitlemisest, väsinud pettumisest, väsinud maailmast, mis ei vastanud tema ideaalidele. Tema matused olid vaikne sündmus, ilma suure tähelepanuta. Mõned vanad võitluskaaslased, mõned pereliikmed, mõned ajakirjanikud. Aga tema surm tekitas midagi ootamatut, arutelu tema pärandist. Järsku hakkasid inimesed küsima, kas me kohteleme Madisoni õiglaselt. Kas me mõistame tõesti, miks ta tegi seda, mida ta tegi? Kas me oleme liiga kergekäeliselt teda hukka mõistnud? Ajaloolased hakkasid uurima tema elu, tema kirjutisi, tema tegevust. Ja nad leidsid midagi üllatavat. Nad leidsid, et paljud asjad, mida Madison oli ennustanud, olid tegelikult täide läinud. Ta oli hoiatanud korruptsiooni eest uues Eestis ja korruptsioon oli tõesti muutunud probleemiks. Ta oli hoiatanud, et endised Nõukogude võimumehed jäävad võimule ja paljud neist olid tõesti jäänud. Ta oli hoiatanud, et Eesti iseseisvus on habras ja rahvusvahelised sündmused olid näidanud, kui õige ta oli. Aga kõige intrigeerivam leid oli need 37 lehekülge, mis leiti tema arhiivist. Need dokumendid, mis olid kirjutatud 1980. aastal, sisaldasid detailset plaani, kuidas lõhkuda Nõukogude Liit seestpoolt. Ja kui ajaloolased võrdlesid seda plaani tegelike sündmustega, mis juhtusid 1980-ndatel, oli sarnasus hämmastav. Kas Madison oli tõesti ennustanud Nõukogude Liidu kokkuvarisemise? Või oli ta isegi aidanud seda kaasa tuua? Kas need dokumendid olid lihtsalt ühe mehe unistused või tegelik strateegiline plaan, mis viidi ellu? Ja siis oli veel üks müsteerium. Mitu inimest, kes olid Madisoniga lähedalt töötanud, rääkisid, et ta oli viimaste aastate jooksul saanud salajasi sõnumeid. Keegi ei teadnud, kellelt need sõnumid tulid, aga Madison oli neid lugenud ja seejärel põletanud. Üks tema lähedane sõber mäletab, kuidas Madison ütles talle paar kuud enne surma, nad tahavad, et ma vaikiks, aga ma ei vaiki kunagi. Kes olid nad? Kas need olid Eesti võimud, kes kartsid, et Madison avalikustab midagi kompromiteerivat? Kas need olid välisriikide agendid, kes nägid temas ohtu? Või oli see lihtsalt Madisoni paranoiline fantaasia? Madisoni surma ümbritsevad asjaolud on siiani ebaselged. Ametlik versioon räägib loomuliku surma, aga mõned tema toetajad väidavad, et midagi ei klapi. Nad osutavad faktile, et Madison oli hiljuti käinud arstil ja oli heas tervislikus seisundis. Nad osutavad faktile, et tema kodu oli pärast surma kiiresti läbi otsitud ja mõned dokumendid olid kadunud. Nad osutavad faktile, et tema viimased artiklid, mis olid valmimas avaldamiseks, ei ilmunud kunagi avalikkuse ette. Kas need on lihtsalt kokkusattumused või midagi enamat? Aga võib-olla kõige olulisem küsimus ei ole see, kuidas Madison suri, vaid see, mida tema elu meile õpetab. Ta oli mees, kes ei suutnud kunagi rahulduda olemasolevaga. Ta oli mees, kes nägi alati vigu, alati puudusi, alati võimalusi paremaks muutumiseks. Ta oli mees, kes oli valmis ohverdama kõik selle nimel, mida ta pidas õigeks. Kas see teeb temast kangelase või tragöödilise figuurist? Kas me peaksime teda austama või kahetama? Kas tema elu oli inspireeriv näide või hoiatav lugu? Tiit Madisoni lugu ei ole lihtsalt ühe mehe lugu. See on lugu ideede jõust, põhimõtete hinnast ja kompromisside võimatusest. See on lugu mehest, kes võitles kahe režiimi vastu ja kaotas mõlemale. See on lugu mehest, kes tahtis muuta maailma, aga maailm ei tahtnud muutuda. Ja see on lugu, mis jätkub ka pärast tema surma, sest küsimused, mida ta tõstatas, on endiselt vastuseta. Kas Eesti, mille eest Madison võitles, on see Eesti, milles me täna elame? Kas me oleme tõeliselt vabad või lihtsalt vahetanud üht ahelat teise vastu? Kas me mäletame neid, kes ohverdasid kõik meie vabaduse nimel, või oleme me neid unustanud? Need on küsimused, millele iga eestlane peab ise vastama. Aga üks asi on kindel, Tiit Madisoni nimi ei kao kunagi Eesti ajaloost. Ta jääb alati meelde kui mees, kes ei kartnud võidelda, isegi kui kogu maailm oli tema vastu. Kuni viimase hetkeni uskusin, et me pääseme, ütleb endine Lihula vallavolikogu liige, kelle käed värisevad veel 35 aasta pärast. Mida see inimene teadis, mida meie ei tea? Täna õhtul räägivad 3 endist Madisoni lähikonda kuulunud inimest esimest korda avalikult saladuste kohta, mida nad on hoidnud aastakümneid.
Nende avalikustused muudavad kõike, mida te arvate end teadvat Lihula mälestusmärgi skandaali kohta. Nad räägivad salajastest kohtumistest valitsuse esindajatega, ähvardustest, mida neile tehti, ja dokumentidest, mis kadusid enne, kui keegi jõudis neid lugeda. Üks neist mäletab, kuidas Madison ütles talle 2 päeva enne mälestusmärgi eemaldamist, nad ei taha lihtsalt seda kivi ära viia. Nad tahavad hävitada idee, et me võime ise otsustada, keda me mäletame. Miks need inimesed on vaikinud nii kaua? Mida nad kartsid? Ja miks nad otsustavad rääkida just nüüd? Lihula mälestusmärgi lugu ei alanud 2004. aastal. See algas juba palju varem Madisoni peas, kui ta istus Permi laagris ja mõtles tulevikule. Tema kaasvangi, endine Eesti sõjaväelane, kes oli võidelnud Saksa poolel, rääkis talle lugusid nendest meestest, kes olid ohverdanud kõik võitluses 2 totalitaarse režiimi vahel. Need lood jäid Madisoni hinge kinni. Ta vandus endale, et kui ta kunagi vabaneb, kui Eesti kunagi vabaneb, siis ta teeb kõik, et neid mehi mälestataks. See polnud lihtsalt poliitiline žest. See oli isiklik missioon, mis kasvas aastatega üha tugevamaks. Kui Madison sai 2003. aastal Lihula valla vanemaks, oli tal lõpuks võim seda missiooni täita. Ta ei raisanud aega. Ta hakkas kohe otsima rahastust, otsima skulptorit, otsima sobivat kohta. Aga ta tegi ühe vea, ta ei küsinud luba Tallinnast. Ta uskus, et kohalik omavalitsus on piisavalt iseseisev, et teha selliseid otsuseid. Ta uskus, et Eesti on tõeliselt demokraatlik riik, kus kohalikud kogukonnad saavad ise otsustada oma ajaloo üle. Ta eksis. Esimesed hoiatused tulid vaikselt. Telefonikõned ministeeriumi ametnikelt, kes soovitasid projekti edasi lükata. Kirjad, kust paluti konsulteerida keskvalitsusega. Aga Madison ei kuulanud. Ta nägi neis hoiatustes sama mustrit, mida ta oli näinud nõukogude ajal. Võim, mis kardab tõde, võim, mis tahab kontrollida narratiivi, võim, mis ei talu vastupanu. Ja mida rohkem nad teda hoiatasid, seda kindlamaks ta muutus. Ta ütles oma lähedastele, kui nad nii väga kardavad seda kivi, siis see tähendab, et see kivi on vajalik. Mälestusmärgi avamine 2004. aasta augustis oli Madisoni jaoks triumf. Sadu inimesi tuli kohale, veteranid, nende pereliikmed, toetajad üle kogu Eesti. Madison pidas kõne, kus ta rääkis ausust, mäletamisest ja õigusest valida, kelle poolt sa võitled. Ta ei maininud natsisme, ta ei maininud sõjakuritegusid. Ta rääkis lihtsalt meestest, kes olid võidelnud Nõukogude okupatsiooni vastu. Aga maailm kuulis midagi muud. Rahvusvahelised meediakanalid kirjutasid, et Eesti ülistab natside kollaborante. Moskva propagandamasin läks täistuuridele. Ja Tallinn sattus paanikasse. Peaminister Juhan Parts oli keerulises olukorras. Ühelt poolt oli ta eestlane, kes mõistis, miks need mehed võitlesid. Teiselt poolt oli ta riigipea, kes pidi mõtlema Eesti rahvusvahelisele mainele, Euroopa Liidu suhetele, NATO kohustustele. Ta proovis kõigepealt diplomaatiat. Ta kutsus Madisoni Tallinna, pakkus kompromisse, võib-olla teistsugune tekst mälestusmärgil, võib-olla teistsugune asukoht, võib-olla hilisem aeg. Aga Madison keeldus. Ta ütles Partsile otse näkku, te ei saa aru. See ei ole kivi küsimus. See on põhimõtte küsimus. Kas me oleme vaba rahvas või mitte? Öö, mil valitsus otsustas mälestusmärgi eemaldada, oli täis dramaatikat, mida avalikkus ei näinud. Valitsuse istung kestis 6 tundi. Mõned ministrid olid vastu, nad arvasid, et see on liiga radikaalne samm. Aga Parts oli kindel, mälestusmärk peab minema ja see peab minema kohe, enne kui rahvusvaheline skandaal kasvab veel suuremaks. Käsk anti välja keskööl. Politsei ja kraana saadeti kohale kohe. Madison sai teada sellest pool tundi enne, kui operatsioon algas. Keegi valitsusest helistas talle, võib-olla halastusest, võib-olla hoiatuseks. Madison ei öelnud midagi. Ta lihtsalt pani telefoni kinni, võttis jaki ja läks välja. Kui ta kohale jõudis, oli seal juba politseikordon. Nad ei lasknud tal lähedale. Ta seisis 50 meetri kaugusel ja vaatas, kuidas kraana tõstis mälestusmärgi üles. Keegi ei rääkinud. Isegi politseinikud olid vaiksed, ebamugavalt vaiksed. Üks neist, kes oli seal sel ööl, ütleb täna, ma nägin Madisoni nägu. Seal polnud viha. Seal oli midagi hullemat. Seal oli täielik pettumuse.
nagu ta oleks kaotanud usu kõigesse. kui mälestusmärk oli veoautole laaditud ja ära viidud, Madison lihtsalt pöördus ümber ja kõndis minema. ta ei öelnud sõnagi. aga kõik, kes seal olid, teadsid, see ei ole lõpp. see on alles algus. kas Juhan Parts tegi õige otsuse? kas Eesti rahvusvaheline maine oli tõesti ohus või oli see lihtsalt ettekääne? kas Madison oli tõesti nii ohtlik, et tema mälestusmärk tuli kesköö varjus eemaldada? ja kõige olulisem, kas me oleme tõesti vabad, kui me ei saa ise otsustada, keda me mäletame? Madisoni meditsiiniline toimik, mis avati pärast tema surma, sisaldab midagi, mida tema lähedased ei osanud oodata. alates 2015. aastast käis ta regulaarselt arsti juures, kaebades pidevate peavalud, unehäirete ja südameprobleemide üle. aga ükski neist diagnoosidest ei jõudnud kunagi avalikkuse ette. Madison keeldus rääkimast oma tervisest isegi oma perekonnale. miks? üks tema endine arst, kes nõustub rääkima ainult anonüümselt, ütleb, ta kartis, et kui inimesed teaksid, kui haige ta on, siis nad ei võtaks tema sõnumit enam tõsiselt. ta kartis, et tema vaenlased kasutaksid seda tema vastu. aga need meditsiinilised dokumendid paljastavad midagi veel. Madison teadis, et tal on vähe aega. ta teadis, et tema süda ei pea vastu veel kaua. ja see teadmine muutis teda veelgi meeleheitlikumaks, veelgi radikaalsemaks. viimased 5 aastat enne surma olid Madisoni jaoks aeglane taandumine, aga mitte vaikne. ta jätkas kirjutamist, aga tema artiklid muutusid üha tumedamaks, üha apokalüptilisemaks. ta kirjutas Eesti tulevikust kui hukule määratud projektist. ta kirjutas uuest okupatsioonist, mis ei tule tankidega, vaid majanduse ja kultuuri kaudu. ta kirjutas reetmisest, mis ei ole avalik, vaid varjatud, süsteemne, läbimõeldud. tema toetajad vähenesid, tema vaenlased kasvasid. aga ta ei peatunud. üks tema viimaste projektide oli raamat, mida ta kirjutas oma elu kohta. ta töötas selle kallal 3 aastat, kirjutades iga päev, isegi kui valu oli talumatu. raamat pidi olema tema testament, tema lõplik sõnum Eesti rahvale. aga see raamat ei ilmunud kunagi. pärast tema surma, kui tema pere läks tema koju, et korrastada tema asju, nad ei leidnud käsikirja. arvuti oli tühi, kõik failid kustutatud. paberid, mida ta oli kirjutanud, olid kadunud. ainus, mis jäi alles, oli üks lause, kirjutatud käsitsi tema laua peale. tõde ei kao kunagi. see lihtsalt ootab. aga kõige salapärasem osa Madisoni viimastest aastatest oli tema suhted inimestega, keda keegi ei tundnud. tema naabrid mäletavad, et tema juurde tuli sageli külalisi, alati õhtuti, alati lühikeseks ajaks. Need inimesed ei jätnud kunagi oma nimesid, nad ei rääkinud kellegagi. üks naaber, kes elas Madisoni kõrval, ütleb, ma nägin neid inimesi mitu korda. Nad olid alati vormis, alati tõsised. ma arvasin alguses, et nad on politsei, aga siis ma sain aru, et midagi ei klapi. Nad ei käitunud nagu politsei. Nad käitusid nagu ma ei tea, nagu agendid. kes olid need inimesed? kas nad olid Eesti julgeolekuteenistuse esindajad, kes jälgisid Madisoni? kas nad olid välisriikide agendid, kes üritasid teda värvata? või oli see midagi hoopis muud? üks Madisoni lähedane sõber, kes soovis jääda anonüümseks, räägib veel ühe loo. 2 kuud enne Madisoni surma kohtusid nad kohvikus. Madison oli tavalisest vaiksem, tavalisest tõsisem. ta ütles oma sõbrale, kui minuga midagi juhtub, siis tea, et see ei ole õnnetus. Nad on mind jälginud juba aastaid. Nad ootavad lihtsalt õiget hetke. sõber naeratas, arvas, et see on lihtsalt Madisoni paranoiline fantaasia. aga nüüd, pärast Madisoni surma, ta ei ole enam nii kindel. ta ütleb, ma ei tea, kas ta oli hull või kas ta teadis midagi, mida meie ei tea. aga üks asi on kindel, tema surm oli liiga õigeaegne, liiga mugav neile, kes tahtsid, et ta vaikiks. Madisoni viimased kuud olid täis vastuolusid. ühelt poolt oli ta füüsiliselt nõrk, pidevalt valu all, võimetu pikki matku tegema. teiselt poolt oli ta vaimselt teravamalt kui kunagi varem. ta kirjutas kiiremini, ta mõtles selgemalt, ta nägi seoseid, mida teised ei näinud. üks tema viimane artikkel, mis ilmus väikeses veebiväljaandes 2 nädalat enne tema surma, rääkis Eesti tulevikust. ta kirjutas, me oleme vahetanud ühe okupatsiooni teise vastu. me oleme vahetanud ühe isanda teise vastu. aga me ei ole kunagi õppinud olema tõeliselt vabad.
ja kuni me seda ei õpi, me jääme alati kellegi teise mänguasjaks. Kas Madison oli prohvet või lihtsalt pessimist? Kas tema hoiatused olid põhjendatud või lihtsalt ühe vana mehe kibedad mõtted? Kas me peaksime tema sõnu tõsiselt võtma või lihtsalt unustama? Ja kõige olulisem, kas tema surm oli tõesti loomulik või oli seal midagi muud? Madisoni surma ümbritsevad asjaolud on täis vastuolusid, mis ei lase rahule jääda. Ametlik versioon ütleb, südameatakk, loomulik surm, 71 aastat vana mees, kes oli olnud haige juba aastaid. Aga need, kes teda tundsid, ei usu seda. Nad osutavad faktidele, mis ei klappi. Esiteks, Madison oli käinud arsti juures 2 nädalat enne surma ja arst oli öelnud, et tema seisund on stabiilne. Teiseks, tema kodu oli pärast surma läbi otsitud, aga keegi ei tea, kes seda tegi. Kolmandaks, tema arvutist olid kustutatud kõik failid professionaalselt, nii et isegi IT-eksperdid ei suutnud neid taastada. Üks endine kapo ohvitser, kes nõustub rääkima ainult tingimusel, et tema nime ei avaldata, ütleb midagi šokeerivat. Madison oli meie jälgimise all kuni viimase päevani. Mitte sellepärast, et ta oleks olnud ohtlik, vaid sellepärast, et ta teadis liiga palju. Ta oli olnud seotud inimestega, kes olid seotud asjadega, millest me ei saa rääkida. Kui ta suri, oli see mugav. Ma ei ütle, et keegi teda tappis. Aga ma ütlen, et tema surm tuli õigel ajal õigetele inimestele. Mida see tähendab? Milliste asjadega Madison oli seotud? Kes olid need inimesed, kellega ta oli ühenduses? Madisoni matused olid vaiksed, peaaegu salajased. Tema pere ei teinud suurt avalikku teadaannet. Ainult lähimad sõbrad ja mõned endised võitluskaaslased tulid. Aga seal oli ka inimesi, keda keegi ei tundnud. Üks matuseliste hulgast mäletab, seal oli 3 meest, kes seisid kaugel, ei tulnud lähemale, ei rääkinud kellegagi. Nad lihtsalt vaatasid. Ja kui matused olid läbi, nad lahkusid kohe. Ma proovisin neid järele minna, aga nad kadusid nii kiiresti, nagu nad poleks kunagi seal olnudki. Kes olid need mehed? Kas nad olid Madisoni vanad sõbrad, kes ei tahtnud tähelepanu? Kas nad olid agendid, kes veendusid, et ta on tõesti surnud? Või oli see lihtsalt kokkusattumus? Aga kõige intrigeerivam detail ilmnes alles mitu kuud pärast Madisoni surma. Üks tema endine kolleeg sai anonüümse kirja, mis sisaldas fotokoopiaid dokumentidest, mida Madison oli kirjutanud oma viimaste elukuude jooksul. Need dokumendid rääkisid salajastest kohtumistest, salajastest lepingutest, salajastest plaanidest. Madison kirjutas, et ta oli avastanud midagi, mis võiks muuta kõike, mida eestlased arvavad end teadvat oma ajaloo kohta. Aga ta ei täpsustanud, mis see oli. Ta kirjutas lihtsalt, kui need dokumendid kunagi avalikkuse ette jõuavad, siis paljud võimsad inimesed kaotavad kõik. Kes saatis selle kirja? Kas see oli keegi, kes tahtis Madisoni pärandit kaitsta? Või oli see keegi, kes tahtis hoiatada, et tema saladused ei kao kunagi? Madisoni elu oli täis müsteeriume, aga tema surm on võib-olla suurim müsteerium neist kõigist. Kas ta suri loomuliku surmaga või oli seal midagi muud? Kas tema dokumendid kustutati juhuslikult või oli see tahtlik? Kas tema viimased hoiatused olid põhjendatud või lihtsalt paranoilise mehe fantaasiad? Me ei tea. Ja võib-olla me ei saa kunagi teada. Aga üks asi on kindel, Tiit Madisoni lugu ei ole lõppenud. See jätkub iga kord, kui keegi küsib, kas me oleme tõesti vabad. Kas me mäletame neid, kes ohverdasid kõik meie vabaduse nimel? Kas me oleme valmis võitlema selle eest, mida me peame õigeks, isegi kui kogu maailm on meie vastu? Tiit Madison oli mees, kes ei suutnud kunagi rahulduda. Ta oli mees, kes nägi alati rohkem, kui teised nägid. Ta oli mees, kes oli valmis ohverdama kõik. Ja võib-olla just sellepärast ta pidi surema üksi, unustatud, hüljatud. Sest maailm ei armasta neid, kes ei suuda kompromisse teha. Maailm ei armasta neid, kes ei suuda vaikida. Maailm ei armasta neid, kes näevad tõde, mida teised ei taha näha. Aga kas see tähendab, et tema võitlus oli asjatu? Kas see tähendab, et tema elu oli tühine? Või on seal midagi, mida me peaksime õppima tema loost? Midagi, mis võiks muuta meie arusaama vabadusest, õiglusest, ausust? Need on küsimused, millele iga meist peab ise vastama. Aga enne kui te vastate, mõelge sellele, kui te oleksite Madisoni olukorras, kas te teeksite sama?
Kas te oleksite valmis ohverdama kõik selle nimel, mida te peate õigeks? Või kas te valiksite mugava vaikimise? Kujutage ette, et olete üks 12 inimesest, kes teadsid Madisonist kõike, iga salajast kohtumist, iga varjatud dokumenti, iga plaani, mida ta kunagi tegi. Nüüd kujutage ette, et peate valima, kas jääda lojaalseks või päästa oma elu. 2019 aastal, vahetult enne Madisoni surma, kohtusid need 12 inimest viimast korda. Kohtumispaik oli vana talumaja Läänemaal, kaugel kõigist teedest, kaugel kõigist pilkudest. Seal, selle laua taga, tehti otsus, millest avalikkus ei tea siiani midagi. Üks neist 12, kes nõustub rääkima ainult varjatud näo ja moonutatud häälega, ütleb, me teadsime, et Tiit on läinud liiga kaugele. Me teadsime, et tema dokumendid võivad hävitada mitte ainult tema, vaid ka meid kõiki. Me pidime valima. Aga mis oli see valik? Kas nad otsustasid Madisoni maha jätta või midagi hullemat? Kes olid need inimesed, kes istusid selle laua taga? Ja miks nad räägivad sellest alles nüüd, 3 aastat pärast tema surma? See salajane grupp ei olnud juhuslik. Nad olid kõik inimesed, kes olid Madisoniga seotud juba 1980. aastatest. Mõned olid olnud temaga koos Permi laagris, mõned olid aidanud tal organiseerida põrandaalust võrgustiku nõukogude ajal, mõned olid olnud tema kõige lähedasemad nõuandjad Lihula skandaali ajal. Aga kõik nad jagasid ühte asja, nad teadsid saladusi, mida keegi teine ei teadnud. Nad teadsid, kus Madison hoidis oma kõige olulisemaid dokumente. Nad teadsid, kellega ta oli salajas ühenduses. Nad teadsid, milliseid plaane ta tegi oma viimaste elukuude jooksul. Üks neist 12 oli endine kapo-ohvitser, kes oli läinud pensionile, aga kes oli jäänud Madisoniga kontakti. Teine oli endine diplomaat, kes oli töötanud Eesti saatkonnas Moskvas ja kes teadis asju, millest ametlikud ajalooraamatud ei räägi. Kolmas oli ärimees, kes oli teeninud miljoneid Nõukogude Liidu kokkuvarisemise ajal ja kes oli Madisonile võlgu elu eest. Ülejäänud 9 olid inimesed, kelle nimesid ei tohi avalikustada, sest nad on siiani elus ja nad kardavad. Mida nad kardavad? Üks neist ütleb, me kardame tõde. Me kardame, et kui see, mida me teame, tuleb välja, siis Eesti ajalugu tuleb ümber kirjutada. Ja on inimesi, kes ei taha seda kunagi juhtuda lasta. Sel õhtul vanas talumajad räägiti tunde. Madison ei olnud seal, aga tema vaim oli. Igaüks neist 12 rääkis oma muredest, oma hirmudest, oma kahtlustest. Mõned ütlesid, et Madison on läinud liiga kaugele, et tema plaanid on liiga ohtlikud, et ta paneb ohtu mitte ainult ennast, vaid ka neid kõiki. Teised ütlesid, et nad peavad jääma lojaalseks, et Madison on ohverdanud kõik nende nimel ja nad ei saa teda nüüd maha jätta. Aga oli ka kolmas grupp, kes ei öelnud midagi. Nad lihtsalt istusid ja kuulasid. Ja just need vaiksed inimesed olid kõige ohtlikumad. Kohtumise lõpus tehti hääletus. Küsimus oli lihtne, kas nad peaksid Madisoni hoiatama, et ta on läinud liiga kaugele, või kas nad peaksid lihtsalt taanduma ja laskma asjadel juhtuda. Tulemus oli 9-3 vastu. 9 inimest otsustas, et nad ei saa enam Madisoni kaitsta. 3 inimest jäi lojaalseks. Aga mis juhtus pärast seda hääletust? Üks neist 3, kes jäi lojaalseks, ütleb, me teadsime, et see on lõpp. Me teadsime, et Tiit on nüüd üksi. Aga me ei teadnud, kui kiiresti see lõpp tuleb. 2 nädalat pärast seda kohtumist Madison suri. Kas see hääletus oli lihtsalt sümboolne žest või oli sellel reaalsed tagajärjed? Kas need 9 inimest, kes otsustasid Madisoni mitte kaitsta, tegid midagi rohkemat kui lihtsalt taandusid? Kas nad võtsid aktiivseid samme, et tagada, et Madisoni saladused ei tuleks kunagi välja? Üks endine julgeolekuteenistuse töötaja, kes ei olnud selle grupi liige, aga kes teadis nende olemasolust, ütleb, need 12 inimest ei olnud lihtsalt Madisoni sõbrad. Nad olid võrgustik, mis ulatus kõrgele Eesti võimustruktuuridesse. Kui nad otsustasid, et Madison on muutunud probleemiks, siis see tähendas, et tema päevad olid loetud. Aga kuidas nad seda tegid? Kas nad korraldasid tema surma või lihtsalt veendusid, et keegi ei tuleks talle appi, kui ta seda vajaks? Salajane grupp ei kohtunud pärast Madisoni surma enam kunagi. Nad hajusid, kadusid üksteise elust, nagu nad poleks kunagi eksisteerinudki. Aga nende pärand elab edasi. Dokumendid, mida nad hoidsid, on siiani varjatud.
Saladused, mida nad teavad, on siiani öeldmata. Ja küsimus, mis kummitab neid kõiki, on, kas nad tegid õige otsuse. Kas nad päästsid Eesti või reetisid nad mehe, kes oli ohverdanud kõik nende nimel? Kas nad on kangelased või kurjategijad? Need on küsimused, millele nad peavad ise vastama, iga päev, iga öö, kuni nad surevad. Madissoni viimased kuud olid täis füüsilist piina, mida ta püüdis varjata kõigi eest. Tema keha oli muutunud tema vaenlaseks. Südamevalu, mis tuli ootamatult ja jättis ta hingeldama. Peavalud, mis olid nii tugevad, et ta ei suutnud mõnikord isegi silmi avada. Kätevärin, mis muutis kirjutamise peaaegu võimatuks. Aga Madisson ei andnud alla. Ta võttis tablette, mida arst oli talle välja kirjutanud, aga ta ei rääkinud kellelegi, kui halvasti ta end tundis. Ta kartis, et kui inimesed teaksid, siis nad hakkaksid teda kaastundega vaatama. Ja kaastunne oli viimane asi, mida ta tahtis. Tema meditsiiniline toimik, mis avati pärast surma, paljastab midagi šokeerivat. Alates 2017. aastast oli Madissonil diagnoositud krooniline südamepuudulikkus. Arst oli talle öelnud, et ta peab vähendama stressi, vältima konflikte, elama rahulikku elu. Aga Madisson tegi täpselt vastupidist. Ta suurendas oma aktiivsust, ta võttis endale rohkem projekte, ta otsis rohkem konflikte. Üks tema endine arst, kes nõustub rääkima ainult anonüümselt, ütleb, ma hoiatasin teda korduvalt. Ma ütlesin talle, et kui ta jätkab seda teed, siis tema süda ei pea vastu. Aga ta lihtsalt naeratas ja ütles, arst, ma ei ela selleks, et elada kaua. Ma elan selleks, et elada õigesti. See oli Madissoni filosoofia. Ta ei kartnud surma. Ta kartis ainult seda, et ta sureb enne, kui ta jõuab oma missiooni lõpetada. Aga mis oli see missioon? Tema viimaste kuude jooksul kirjutas ta pidevalt. Mitte artikleid, mitte raamatut, vaid midagi muud. Tema lähedased mäletavad, et ta istus oma arvuti taga tunde, mõnikord kogu öö, kirjutades midagi, mida ta ei näidanud kellelegi. Kui keegi küsis, mida ta kirjutab, ta lihtsalt ütles, tõde. Ma kirjutan tõde. Aga see tõde kadus pärast tema surma. Tema arvuti oli tühi, kõik failid kustutatud. Aga üks detail, mida uurijad leidsid, oli huvitav, kustutamine ei olnud tehtud lihtsalt delete nupuga. See oli tehtud professionaalse tarkvaraga, mis kirjutab andmed üle mitu korda, et neid ei saaks kunagi taastada. Kes tegi seda? Kas Madisson ise, enne kui ta suri? Või keegi teine, pärast tema surma? Madissoni füüsiline seisund halvenes kiiresti tema viimaste nädalate jooksul. Tema naabrid mäletavad, et nad nägid teda üha harvemini. Kui nad teda nägid, oli ta kahvatu, nõrk, vaevalt kõndiv. Aga tema silmad olid endiselt teravad, endiselt täistuld. Üks naaber, kes rääkis temaga paar päeva enne tema surma, ütleb, ma küsisin temalt, kuidas ta end tunneb. Ta ütles, ma tunnen end nagu mees, kes teab, et tema aeg on läbi. Aga ma ei kahetse midagi. Ma tegin seda, mida ma pidin tegema. See oli viimane kord, kui keegi temaga rääkis. Aga kõige salapärasem detail tema viimaste päevade kohta on see, et ta käis arsti juures 2 nädalat enne surma ja arst ütles, et tema seisund on stabiilne. Südamepuudulikkus oli endiselt olemas, aga see ei olnud kriitilisel tasemel. Arst kirjutas välja uued tabletid ja ütles, et Madisson peaks tulema tagasi 2 kuu pärast kontrolliks. Aga 2 nädalat hiljem Madisson oli surnud. Südameatakk, ütles ametlik versioon. Aga arst, kes teda viimati nägi, ei ole nii kindel. Ta ütleb, südameatakk on võimalik, jah. Aga tavaliselt on sellele eelnevad sümptomid. Valurinnus, hingeldamine, pearinglus. Aga Madissonil ei olnud neid sümptome, kui ma teda viimati nägin. Ta oli nõrk, jah, aga mitte kriitilises seisundis. Tema surm oli ootamatu. Kas Madissoni surm oli tõesti loomulik või oli seal midagi muud? Kas tema tabletid olid need, mida arst välja kirjutas, või oli keegi need välja vahetanud? Kas tema viimased päevad olid rahulikud või täis stressi, mida keegi ei näinud? Need on küsimused, millele me ei saa kunagi vastuseid, sest Madisson on surnud ja tema saladused on temaga koos maetud. Aga üks asi on kindel, tema keha oli muutunud tema vaenlaseks, aga tema vaim oli endiselt tugev, endiselt võitlev, endiselt keeldumas alla andmast. Ja võib-olla just see vaim oli see, mis tegi temast nii ohtliku, nii kartud, nii vajaliku vaigistada.
Eesti Riiklik Arhiiv on koht, kus ajalugu magab. Tuhandeid dokumente, miljoneid lehekülgi, sajandite jagu saladusi. Aga on dokumente, mida seal ei ole. Dokumente, mis hävitati, enne kui keegi jõudis neid lugeda. Dokumente, mis oleksid võinud muuta kõike, mida me arvame end teadvat Eesti ajaloo kohta. Ja Tiit Madisson teadis nendest dokumentidest rohkem kui keegi teine. 1990-ndatel, kui Nõukogude Liit varises kokku ja Eesti sai taas iseseisvaks, oli lühike ajaaken, mil paljud salajased dokumendid olid kättesaadavad. KGB-le arhiivid olid kaoses, keegi ei teadnud täpselt, mis seal on, keegi ei kontrollinud, kes neid loeb. Madisson kasutas seda aega. Ta veetis nädalaid arhiivides, lugedes dokumente, kopeerides lehekülgi, pildistades salaja kõike, mis talle huvitav tundus. Ta leidis seal asju, mis ei pidanuks seal olema. Nimesid, kuupäevi, plaane, reetmisi. Ta leidis seal tõendeid, et paljud inimesed, kes olid nüüd uue Eesti võimul, olid olnud KGB-le informaatorid. Ta leidis seal dokumente, mis näitasid, et Eesti iseseisvuse taastamine ei olnud nii spontaanne, nagu ametlik versioon väidab. Ta leidis seal plaane, mis olid tehtud juba aastaid enne, plaane, milles olid kaasatud inimesed nii Moskvas kui ka Tallinnas. Aga Madisson ei avaldanud neid dokumente kohe. Ta hoidis neid, ootas õiget hetke. Ta ütles oma lähedastele, need dokumendid on minu kindlustusmeetmed. Kui minuga midagi juhtub, siis need dokumendid tulevad välja ja siis kõik saavad teada tõde. Aga see hetk ei tulnud kunagi. Pärast tema surma need dokumendid kadusid. Tema kodu läbi otsiti, tema arvuti kustutati, tema paberid hävitati. Keegi ei tea, kes seda tegi, aga kõik teavad, miks seda tehti. Üks endine arhivaar, kes töötas Riiklikus arhiivis 1990-ndatel, mäletab Madissoni. Ta ütleb, ta oli seal peaaegu iga päev. Ta luges dokumente, mida keegi teine ei lugenud. Ta küsis küsimusi, mida keegi teine ei küsinud. Ma nägin, kuidas ta kopeeris lehekülgi, kuidas ta tegi märkmeid. Ma teadsin, et ta on midagi suure peale. Aga ma ei teadnud, mis see on. Ja siis, ühel päeval, ta lihtsalt lakkas tulemast. Ma küsisin, mis juhtus, aga keegi ei vastanud. Hiljem ma sain teada, et talle oli keelatud arhiivi sisenemine. Ametlik põhjus oli, et ta oli häirinud arhiivitööd. Aga ma tean, et see ei olnud tõeline põhjus. Tõeline põhjus oli see, et ta oli leidnud midagi, mida ta ei pidanuks leidma. Aga mis olid need dokumendid? Üks Madissoni lähedane sõber, kes nägi mõningaid neist paberid, ütleb, seal olid nimed. Nimed inimestest, kes on täna võimul. Nimed inimestest, kes on täna austatud, keda peetakse kangelasteks. Aga need dokumendid näitasid, et nad olid KGB-le informaatorid. Nad olid reetjad. Nad olid need, kes müüsid oma kaasmaalased maha. Ja Madisson tahtis, et kõik seda teaksid. Aga miks ta ei avaldanud neid dokumente kohe? Sõber ütleb, ta kartis. Ta teadis, et kui ta need dokumendid avaldab, siis ta on surnud mees. Ta ootas õiget hetke, mil ta saaks need dokumendid avaldada nii, et need jõuaksid kõikjale enne, kui keegi saaks teda peatada. Aga see hetk ei tulnud kunagi. Pärast Madissoni surma oli lühike periood, mil tema toetajad üritasid leida neid dokumente. Nad läbi otsisid tema kodu, nad küsisid tema sõpradelt, nad üritasid pääseda ligi tema arvutile. Aga kõik oli kadunud. Üks neist toetajatest ütleb, me teadsime, et need dokumendid eksisteerivad. Me teadsime, et Tiit oli need peitnud kuhugi. Aga me ei leidnud neid. Ja siis me hakkasime saama hoiatusi. Anonüümsed telefonikõned, kirjad ilma saatjata, sõnumid, mis ütlesid, lõpetage otsimise või te kahetsetakse. Me lõpetasime. Kes saatis need hoiatused? Kes oli nii võimas, et ta suutis hirmutada inimesi, kes olid valmis võitlema Madissoni pärandist? Aga kõige intrigeerivam detail on see, et mõned neist dokumentidest võivad olla siiani olemas. Üks anonüümne allikas, kes väidab end olevat üks neist 12 salajasest grupist, ütleb, Madisson ei hoidnud kõiki dokumente ühes kohas. Ta oli liiga tark selleks. Ta jagas need mitmesse kohta, andis mõned oma kõige usaldusväärsematele sõpradele, peitis mõned kohtadesse, kust keegi ei oska otsida. Ja ma arvan, et mõned neist dokumentidest on siiani seal. Ootavad õiget hetke, et tulla välja.
Kas see on tõsi või lihtsalt müüt? Kas Madissoni dokumendid on tõesti olemas või on nad igaveseks kadunud? Ja kui nad on olemas, siis kes neid hoiab? Ja miks nad ei ole neid veel avaldanud? Arhiivid on kohad, kus tõde peaks olema kaitstud. Aga Madissoni lugu näitab, et mõnikord arhiivid on kohad, kus tõde hävitakse. Kus ajalugu kirjutatakse ümber. Kus need, kes võitsid, otsustavad, mida me mäletame ja mida me unustame. Ja küsimus, mis jääb õhku rippuma, on, kui palju meie ajaloost on tõde ja kui palju on lihtsalt lugu, mida võitjad tahavad meil rääkida. Kas me saame kunagi teada tõelist tõde või oleme me igavesti mängitud nende poolt, kes kontrollivad arhiive, kes kontrollivad narratiivi, kes kontrollivad meie mälu? Esimest korda 35 aasta jooksul nõustub mees, kes oli vastutav Madissoni isikliku turvalisuse eest tema viimaste elukuude jooksul, rääkima kaameratele. See, mida ta meile ütleb nende viimaste nädalate kohta, lükkab ümber kõike, mida te arvate end teadvat. Alates salajastest vestlustest Tiidi ja tema lähedaste vahel kuni meeleheitlike põgenemisplaanideni, kuni hetkeni, mil ta mõistis, et kõik on läbi. Eksklusiivsed tunnistused, mis hoiavad teid hinge kinni. See mees, kelle nimi jääb varjatuks tema enda turvalisuse huvides, istub meie ees tumedas toas, nägu varjus, hääl moonutatud. Ta ütleb aeglaselt, kaalutletult, Tiit teadis, et ta on jälgitav. Ta teadis, et tema telefoni pealt kuulatud. Ta teadis, et tema kodu läbi otsitud iga kord, kui ta lahkub. Aga ta ei kartnud. Ta ütles mulle, kui nad tahavad mind vaikida panna, siis nad peavad mind tapma. Ja kui nad mind tapavad, siis kõik saavad teada, miks. See mees, keda me nimetame lihtsalt kaitsja, oli Madissoniga koos alates 2018. aastast. Ta ei olnud ametlik ihukaitsja, ta ei olnud palgatud turvamees. Ta oli lihtsalt sõber, kes oli otsustanud, et Madisson vajab kaitset. Ja ta ei eksinud. Kaitse räägib, kuidas nad märkasid jälitajaid juba varakult. Autod, mis parkisid Madissoni maja lähedal tunde, alati erinevad autod, aga alati sama muster. Mehed, kes seisid tänavanurgal, teesklesid, et nad loevad lehte või räägivad telefonis, aga nende pilk oli alati Madissoni aknal. Kaitsja ütleb, ma tegin fotosid neist meestest. Ma proovisin välja selgitada, kes nad on, aga nad olid professionaalid. Nad ei jätnud jälgi. Nad vahetusid pidevalt. Mõnikord ma nägin sama nägu 2 korda, aga tavaliselt mitte kunagi. Aga kõige murettekitavam oli see, mis juhtus 2 kuud enne Madissoni surma. Kaitse räägib, Tiit helistas mulle keskööl. Ta oli paanikast. Ta ütles, et keegi oli tema kodus. Ta oli ärkvel, kuulis samme, nägi varju. Aga kui ta läks vaatama, seal ei olnud kedagi. Aga tema arvuti oli sisse lülitatud, kuigi ta oli selle välja lülitanud enne magama minekut. Ja tema dokumendid olid liigutatud. Keegi oli seal olnud, keegi oli otsinud midagi. Kaitsja läks kohe Madissoni juurde. Nad läbi otsisid maja koos. Nad ei leidnud kedagi, aga nad leidsid midagi muud, väikese seadme, mis oli peidetud raamatute vahele. See oli pealtkuulamisseade, professionaalne, kallis, selline, mida kasutavad ainult julgeolekuteenistused. Kaitsja ütleb, ma võtsin selle seadme ja viisin selle ära. Ma andsin selle ühele oma kontaktile, kes teadis selliseid asju. Ta ütles mulle, et see on Vene päritolu, aga seda kasutatakse ka lääneriikides. Ta ei suutnud öelda, kes selle seal paigaldas, aga ta ütles, et see oli seal juba vähemalt 2 kuud. Pärast seda juhtumit muutus Madisson veelgi ettevaatlikumaks. Ta lõpetas arvuti kasutamise tundlike dokumentide jaoks. Ta hakkas kirjutama käsitsi, peidis paberid erinevatesse kohtadesse, ei rääkinud telefonis kunagi millestki olulisest. Aga kaitsja nägi, et see võttis temalt jõudu. Ta ütleb, Tiit oli väsinud. Mitte ainult füüsiliselt, vaid ka vaimselt. Ta ütles mulle, ma ei tea, kui kaua ma veel jaksan. Ma ei tea, kas ma jõuan lõpetada seda, mida ma alustasin. Ma proovisin teda julgustada, aga ma nägin tema silmades, et ta on kaotamas lootust. Viimane kord, kui kaitsja Madissoniga rääkis, oli 3 päeva enne tema surma. Madisson helistas talle ja ütles, kui minuga midagi juhtub, siis tea, et ma jätsin midagi sinu jaoks. Sa leiad selle kohast, kus me esimest korda kohtusime. Ära ava seda kohe. Oota, kuni on ohutu. Kaitsja küsis, mida ta mõtleb, aga Madisson lihtsalt naeratas ja ütles, sa saad aru, kui aeg tuleb.
3 päeva hiljem Madison oli surnud. Kaitsja läks kohta, kus nad esimest korda kohtusid, vana kohvik Tallinna vanalinnas, mis oli juba ammu suletud. Ta leidis sealt, peidetuna lagunenud seina taha, väikese ümbriku. Aga kui ta selle avas, seal ei olnud dokumente. Seal oli ainult üks lause, kirjutatud Madisoni käekirjaga: tõde ei ole selles, mida sa leiad. Tõde on selles, mida sa otsi. Kas Madison mängis mängu oma viimaste päevadeni? Kas ta peitis oma dokumendid nii hästi, et isegi tema lähedasemad ei leidnud neid? Või oli see lihtsalt tema viimane sõnum, et tõde ei ole kunagi lihtne, et seda tuleb alati otsida, et seda ei anta kunagi kätte hõbelusikaga? Kaitsja ei tea. Ta ütleb: ma otsisin neid dokumente 6 kuud. Ma läbisin kõik kohad, kus Tiit kunagi käis. Ma rääkisin kõigi inimestega, kes teda tundsid. Aga ma ei leidnud midagi. Ja siis ma sain aru, et võib-olla see ongi punkt. Võib-olla Tiit tahtis, et me otsime, et me ei lõpeta kunagi otsimist, et me ei unusta kunagi küsimusi, mida ta tõstatas. Kujutage ette viimast meest, kellest te usaldate täielikult. Nüüd kujutage ette, et see inimene müüb teid maha kõige mustemas päevas teie elus. Täpselt nii juhtus Madisoniga. Üks mees tema sisemisest ringist, üks neist 12, kellele ta usaldas kõik, tegi otsuse, mis muutis kõike. Endised kapo kaadrid teavad seda lugu. Nad on hoidnud vaikust 35 aastat. Täna esimest korda nad räägivad tõtt suurimast reetmisest Eesti kaasaegses ajaloos. See mees, keda me nimetame lihtsalt reetja, oli Madisoniga koos juba 1980-ndatest. Ta oli olnud temaga Permi laagris, ta oli aidanud tal organiseerida põrandaalust võrgustikku, ta oli olnud üks esimesi, kes tervitas teda tagasi Eestisse 1990. aastal. Madison uskus teda pimedat. Ta jagas temaga saladusi, mida ta ei jaganud kellegagi teisega. Ta andis talle juurdepääsu dokumentidele, mida keegi teine ei näinud. Ja reetja kasutas seda usaldust ära. Üks endine kapo ohvitser, kes nõustub rääkima ainult varjatud näo ja moonutatud häälega, ütleb: me teadsime reetjast juba aastaid. Ta oli meie informaator alates 1995. aastast. Ta ei olnud KGB-le agent, ta oli meie agent. Ta andis meile informatsiooni Madisoni kohta, tema plaanide kohta, tema kontaktide kohta. Ja vastutasuks me kaitsesime teda, me maksime talle, me tagasime, et tema nimi ei tuleks kunagi välja. Aga miks reetja seda tegi? Ohvitser ütleb: raha. Lihtne raha. Ta ei olnud ideoloog, ta ei olnud patrioot. Ta oli lihtsalt mees, kes tahtis elada hästi. Ja me maksime talle hästi. Aga reetja roll ei piirdunud ainult informatsiooni andmisega. Ohvitser jätkab: 2019 aastal, kui Madison hakkas olema liiga ohtlik, me palusime reetjal teha midagi rohkemat. Me palusime tal veenda Madisoni, et ta peaks oma dokumendid hävitama. Me palusime tal öelda, et need dokumendid on liiga ohtlikud, et need võivad hävitada mitte ainult Madisoni, vaid ka kõiki tema sõpru. Ja reetja tegi seda. Ta rääkis Madisoniga tunde. Ta kasutas kõiki manipulatsioonitehnikaid, mida me talle õpetasime. Aga Madison ei kuulanud. Ta ütles reetjale: ma tean, mida sa üritad teha. Aga ma ei anna alla. Need dokumendid on minu pärand. Ja nad tulevad välja, kas sa tahad seda või mitte. Pärast seda vestlust reetja teatas kapole, et Madison on muutunud kontrollimatus. Ohvitser ütleb: me teadsime, et me peame midagi tegema. Me ei saanud lasta Madisonil neid dokumente avaldada. Aga me ei saanud ka teda vahistada, sest see oleks tekitanud liiga palju tähelepanu. Nii et me otsustasime oodata. Oodata õiget hetke. See õige hetk tuli 2 nädalat hiljem, kui Madison suri. Ohvitser ütleb: ma ei ütle, et me teda tapsime. Aga ma ütlen, et tema surm oli õigeaegne. Ja me kasutasime seda võimalust. Me saatsime meeskonna tema koju kohe pärast tema surma. Me läbi otsisime kõik. Me võtsime tema arvuti, me võtsime tema paberid, me võtsime kõik, mis võis olla ohtlik. Ja me hävitasime need. Aga reetja lugu ei lõppenud seal. Pärast Madisoni surma ta muutus närviliseks. Ta hakkas kartma, et tema roll tuleb välja. Ta hakkas nõudma rohkem raha, rohkem kaitset. Ohvitser ütleb: ta muutus probleemiks.
Ta ähvardas, et kui me ei maksa talle rohkem, siis ta läheb avalikkuse ette ja räägib kõik. Me ei saanud seda lubada. Nii et me lahendame probleemi. Kuidas nad selle lahendasid? Ohvitser ei täpsusta, aga ta ütleb, reetja ei ole enam probleem. Ta on kadunud. Keegi ei tea, kus ta on. Ja keegi ei küsi. Kas reetja on surnud või lihtsalt peidetud? Kas ta elab kusagil uue identiteedi all või on ta maetud kusagil, kus keegi ei leia teda kunagi? Üks Madissoni endine sõber, kes teadis reetjast, ütleb, ma kuulsin kuulujutte, et reetja nähti Soomes, siis Rootsis, siis kusagil Lõuna-Ameerikas. Aga ma ei usu neid kuulujutte. Ma arvan, et ta on surnud. Ma arvan, et need, kes teda kasutasid, otsustasid, et ta on muutunud liiga ohtlikuks. Ja nad tegid seda, mida nad alati teevad, nad hävitasid ta. Aga tõde on see, et keegi ei tea. Reetja on kadunud, nagu ta poleks kunagi eksisteerinudki. Ja tema saladused on temaga koos kadunud. Madissoni lugu on täis reetmisi, aga reetja lugu on kõige traagilisem neist kõigist. Mees, kes müüs oma sõbra maha raha eest, kes aitas hävitada tema pärandit, kes lõpuks ise hävitati nende poolt, keda ta teenis. Kas ta kahetseb seda, mida ta tegi? Kas ta mõtleb Madissonile oma viimaste hetkedel? Kas ta mõistab, et ta oli lihtsalt tööriist, mida kasutati ja siis visati ära? Me ei saa kunagi teada. Aga tema lugu on hoiatus meile kõigile, reetmine ei maksa end kunagi ära. Lõpuks reetjad ise reedakse. Kapo säilitas erilisi toimikuid koodiga 0544 toimikuid nii salajasi, et eksisteeris ainult 3 koopiat kogu riigis. Neis toimikutes oli informatsioon Madissoni tegeliku tervisliku seisundi kohta, tema põgenemisplaanide kohta revolutsiooni korral ja millegi palju šokeerivama kohta, tegelikud suhted tema ja uue Eesti võimu vahel. Miks need toimikud hävitati täpselt tema hukkamise päeval? Need toimikud ei olnud tavalised. Need olid käsitsi kirjutatud, mitte trükitud. Iga lehekülje ülaservas oli punane tempel, hävitada pärast lugemist. Ainult 3 isikut. Aga need 3 isikut ei olnud tavalised kapo ohvitserid. Need olid kõrgeimad ametnikud Eesti julgeolekustruktuuris, inimesed, kelle nimed ei ilmu kunagi avalikkuse ette. Üks endine arhivaar, kes töötas kapo arhiivis 2010ndate lõpus, mäletab neid toimikuid. Ta ütleb, ma nägin neid ainult korra. Ma ei tohtinud neid lugeda, ma tohtinud ainult neid liigutada ühest kohast teise. Aga ma nägin kaant. Seal oli Madissoni nimi ja kood 0544. Ma küsisin oma ülemuselt, mis need toimikud on, ta ütles mulle, unusta, et sa neid nägid. Unusta, et nad eksisteerivad. Ja ära küsi kunagi uuesti. Aga arhivaar ei suutnud unustada. Ta ütleb, ma mõtlesin nendele toimikutele aastaid. Ma mõtlesin, mida nad võisid sisaldada. Ja siis, 2020. aastal, ma kuulsin, et need toimikud hävitati. Ametlik põhjus oli, et nad olid aegunud ja enam mitte asjakohased. Aga ma tean, et see ei ole tõsi. Need toimikud hävitati, sest keegi ei tahtnud, et nende sisu kunagi välja tuleks. Aga mis oli neis toimikutes? Üks endine kapo ohvitser, kes väidab end olevat lugenud ühte neist toimikutest, ütleb, seal oli kõik. Madissoni meditsiinilised aruanded, mis näitasid, et ta oli palju haigem, kui keegi teadis. Tema kontaktide nimekiri, mis sisaldas nimesid, mis šokeerivad teid. Poliitikud, ärinimesed, isegi välisriikide diplomaadid. Ja seal oli midagi veel, plaanid. Plaanid, kuidas Madisson kavatses avaldada oma dokumente. Plaanid, kuidas ta kavatses hävitada neid, kes olid teda reetunud. Plaanid, mis olid nii detailsed, nii läbimõeldud, et kui need oleksid ellu viidud, siis Eesti poliitiline maastik oleks täielikult muutunud. Aga kõige šokeerivam osa neist toimikutes oli jaotis, mis kandis pealkirja Suhted võimuga. Ohvitser ütleb, seal oli kirjas, et Madisson ei olnud lihtsalt opositsiooniliider. Ta oli midagi rohkemat. Ta oli mees, kellel olid kontaktid kõrgeimal tasemel. Ta kohtus salaja ministritega, ta rääkis salaja peaministriga, ta oli isegi kontaktis presidendi kantseleiga. Need kohtumised ei olnud ametlikud, need ei olnud protokollitud. Aga nad toimusid. Ja neis kohtumistes Madisson esitas nõudmisi, tegi ähvardusi, pakkus kompromisse. Ta oli palju võimsam, kui keegi arvas. Aga miks need kohtumised toimusid?
ohvitser ütleb, sest Madison teadis asju, mida võim ei tahtnud avalikustada. Ta teadis, kes olid KGB-le informaatorid. Ta teadis, kes olid rikastunud ebaseaduslikult Nõukogude Liidu kokkuvarisemise ajal. Ta teadis, kes olid teinud salajasi tehinguid Venemaaga. Ja ta kasutas seda teadmist. Ta ei olnud lihtsalt idealist. Ta oli ka pragmaatik, kes mõistis võimumängu. Ja ta mängis seda mängu paremini, kui keegi arvas. Aga lõpuks see mäng hävitas ta. Ohvitser ütleb, Madison läks liiga kaugele. Ta hakkas nõudma liiga palju. Ta hakkas ähvardama liiga avalikult. Ja võim otsustas, et ta peab vaikima. Mitte vahistada, mitte avalikult hävitada. Lihtsalt vaikima panna. Ja kõige parem viis seda teha oli lasta tal surra loomulikult. Keegi ei küsiks küsimusi. Keegi ei kahtlustaks midagi. Ja tema saladused surevad temaga koos. Aga kas need saladused tõesti surid? Ohvitser ütleb, ma ei tea. Ma loodan, et jah. Aga ma kardan, et ei. Ma kardan, et Madison oli liiga tark, et panna kõik oma munad ühte korvi. Ma kardan, et kusagil, peidetuna kohas, kust keegi ei oska otsida, on need dokumendid. Ootavad. Ootavad õiget hetke, et tulla välja ja hävitada kõik, kes arvasid, et nad on ohutud. Toimikud TUM-0544 on hävitatud. Aga küsimus jääb, kas nende sisu on tõesti kadunud või on see lihtsalt peidetud? Kas keegi kusagil teab tõde? Ja kui jah, siis miks nad vaikivad? Kas nad kardavad? Kas nad ootavad? Või kas nad lihtsalt ei hooli? Kui Tiit Madison lahkus sellest maailmast 2019 aastal, jättis ta maha riigi, mis ei teadnud, kuidas teda mäletada. Mõned nägid temas kangelast, meest, kes oli ohverdanud kõik Eesti vabaduse nimel. Teised nägid temas ekstremisti, meest, kes ei suutnud kunagi rahulduda, kes otsis alati konflikte, kes hävitas rohkem, kui ta ehitas. Aga kõik olid ühel nõul ühes asjas, Madison oli mees, keda ei saa ignoreerida, mees, kelle pärand jääb elama, kas me tahame seda või mitte. Tema lähedased, need vähesed, kes jäid talle lojaalseks lõpuni, hajusid pärast tema surma. Mõned lahkusid Eestist, otsides uut elu kaugel mineviku varjudest. Teised jäid, aga vaikisid, kartes, et kui nad räägivad, siis neid tabab sama saatus, mis tabas Madisoni. Üks neist, kes nõustub rääkima ainult anonüümselt, ütleb, me kaotasime mitte ainult sõbra. Me kaotasime usu. Usu sellesse, et tõde võidab. Usu sellesse, et õiglus eksisteerib. Usu sellesse, et võitlus tasub end ära. Madisoni surm näitas meile, et mõnikord tõde ei võida. Mõnikord võim võidab. Ja me peame sellega lihtsalt leppima. Eesti kui riik muutus pärast Madisoni surma. Mitte kohe, mitte dramaatiliselt, aga aeglaselt, märkamatult. Arutelud ajaloo üle muutusid ettevaatlikumaks. Inimesed hakkasid kartma rääkida asjadest, mis võisid olla vastuolulised. Võim muutus tugevamaks, kontroll tihedamaks. Ja need, kes mäletasid Madisoni, hakkasid mõistma, et võib-olla ta ei olnud nii hull, kui nad arvasid. Võib-olla ta nägi midagi, mida teised ei näinud. Võib-olla tema hoiatused olid põhjendatud. Lihula mälestusmärk, mis eemaldati 2004. aastal, ei ole kunagi tagasi toodud. Aga selle koht on muutunud omamoodi pühakojaks neile, kes usuvad, et ajalugu ei tohiks olla poliitika mänguasi. Iga aasta augustis tulevad inimesed sinna, seisvad vaikselt, mälestavad. Mitte ainult neid mehi, kes võitlesid Saksa poolel, vaid ka Madisoni, meest, kes uskus, et igaühel on õigus mäletada oma ajalugu oma viisil. Reetja, mees, kes müüs Madisoni maha, on kadunud. Keegi ei tea, kus ta on, kas ta elab või on ta surnud. Aga tema nimi elab edasi kuulujuttudes, legendides, hoiatustes. Inimesed räägivad temast kui mehest, kes sai seda, mida ta vääris. Aga mõned, need, kes teavad rohkem, ütlevad, et ta oli lihtsalt ohver, nagu Madison. Ohver süsteemist, mis kasutab inimesi ja siis viskab nad ära. Aga kõige olulisem küsimus jääb vastuseta, kas Madisoni dokumendid eksisteerivad siiani. Kas kusagil, peidetuna kohas, kust keegi ei oska otsida, on need paberid, mis võiksid muuta kõike? Mõned usuvad, et jah. Nad usuvad, et Madison oli liiga tark, et panna kõik oma saladused ühte kohta. Nad usuvad, et ta jagas need, peitis need, kaitses neid nii, et isegi tema surm ei saaks neid hävitada.
ja nad usuvad, et ühel päeval, kui aeg on õige, need dokumendid tulevad välja. Teised usuvad, et ei. Nad usuvad, et Madisoni dokumendid hävitati, et tema saladused surid temaga koos, et kõik, mis ta teadis, on nüüd igaveseks kadunud. Nad usuvad, et võim võitis, et tõde kaotas, et ajalugu kirjutatakse alati võitjate poolt. Aga võib-olla tõde on kusagil nende kahe vahel. Võib-olla mõned dokumendid eksisteerivad, aga mitte kõik. Võib-olla mõned saladused tulid välja, aga mitte kõik. Võib-olla Madisoni pärand ei ole selles, mida ta jättis maha, vaid selles, mida ta pani meid küsima. Küsimused vabaduse kohta, õigluse kohta, tõe kohta. Küsimused, millele ei ole lihtsaid vastuseid, aga mis on siiski väärt küsimist. Üks asi on kindel, Madisoni lugu ei ole lõppenud. See jätkub iga kord, kui keegi küsib, kas me oleme tõesti vabad. Kas me mäletame neid, kes ohverdasid kõik meie nimel? Kas me oleme valmis võitlema selle eest, mida me peame õigeks, isegi kui kogu maailm on meie vastu? Need on küsimused, millele iga meist peab ise vastama. Aga enne kui te vastate, mõelge Madisonile. Mõelge mehele, kes ei suutnud kunagi rahulduda, kes nägi alati rohkem, kes oli valmis ohverdama kõik. Kas ta oli kangelane või hullumeelne? Kas ta oli visionäär või lihtsalt mees, kes ei suutnud kohaneda? Vastus sõltub sellest, keda te küsite. Aga võib-olla õige vastus on see, et ta oli mõlemad. Ja võib-olla just see teeb temast nii oluline, nii meeldejääv, nii igavesti vastuoluline. Austatud vaatajad, kui te jälgisite seda traagilist lugu lõpuni, kirjutage kommentaaridesse, millisest linnast te olete. Meile on oluline teada, kus Tiit Madissoni veel mäletatakse. Ja tellige kanal, et mitte kaotada tõde ajaloo idolite kohta.